üks austraallane John Croft, ma ei tea, kas sa tead teda, aga see draakoni unistumise raja ja tema on ikkagi austraallane selles mõttes valge, ma ei tea, inglise juurtega tõenäoliselt austraallane. Aga Austraalias elab ka teisi inimesi, kes seal on 60 000 aastat elanud, ehk siis, keda me nimetame aborigeenideks või Austraalia põlisrahvasteks. Et siis John on nendega palju kokku puutunud ja kogu see draakoni unistamine on sealt välja kasvanud. Aga mul tuli üks Johni lugu meelde, et tema on muidugi suurepärane lugude rääkija, et natuke selle vaikuse teemal, et alguses, kui ta hakkas, ta puutus nendega omajagu kokku, et ta oli siis nii-öelda arenguabitöötaja ja proovis midagi seal teha ja aidata ja see oli siis, oligi selline kultuuride põrkumine, kust tekkisid siis mõtted, et miks me nii teeme, et peaks kuidagi teisiti äkki tegema. Aga ühesõnaga lugu lühidalt tõi see, et John ütles, et see oli nagu tavaline, et ta oli kusagil siis aborigeenide juures ja küsis mingi küsimuse ja oli nagu vaikus, siis ta ei saanud aru, et kas ta ütles midagi valesti või ei saadud aru või milles asi on või küsis võib-olla isegi teist korda, ikka sama lugu ja täielik selline arusaamatus. Okei, siis jäi niimoodi. Aga et siis näiteks, et järgmisel õhtul, et siis tuli üks mees tema juurde ja ütles, et kuule, et selle asjaga on niimoodi. Et oli vaja nagu aega, et jõuda vastuseni. Tere, täna siis oleme teatris. Oleme von Kleeni teatris Nõmmel ja me oleme siin koos Arnoga, Arno Boltiniga. Ja kui ma küsisin, et kuidas Arnot tituleerida, siis ta ütles, et Tallinna Ülikooli õppejõud ja potipõllumees või vastupidi, potipõllumees ja vabal ajal Tallinna Ülikooli õppejõud. Oli niimoodi, jah? Jaa, see peab paika. Ühesõnaga, et me puutusime Arnoga kokku juba, ma arvan, 20 aastat tagasi avatud ruumi meetodi legendaarsel koolitusel, selles mõttes legendaarsel, et selle meetodi rajaja Harrison Owen käis meie kutsel Tartus ja õpetas meile siis 4 päeva, et kuidas see asi käib. Ja minu jaoks sai sealt suuresti see ühistarkuse teekond alguse. Aga räägi palun natukene enda lugu ka, et kui võid alustada kaugemalt, aga et siis tasapisi jõuda selle ühistarkuse juurde ja ma lihtsalt reserveerin endale õiguse võib-olla vahepeal midagi üle küsida. No ma mõtlen, et kui ühistarkuse teemat nagu hoida silme ees, et võib-olla esimesed sellised kokkupuuted, kus ma oskan mõelda, et see on seotud. Küllap neid on mingeid kogemusi, mida ei oska siduda võib-olla, mingid varasemad kogemused. Näiteks mingi lasteaias või koolis, eks ju, kus ka ju mingid ühistarkuse protsessid toimuvad, kuidas lapsed otsustavad, mida tegema hakata või kuidas seda teha. Siis ma mõtlen, et võib-olla esimesed sellist teadlikud kogemused on seotud minu õpingutega Tartu Ülikoolis, kus ma õppisin psühholoogiat. Ja selle järel või juba 3. kursusel ma puutusin kokku, oli Tallinna Ülikoolis tollases Tallinna Pedagoogiline Instituut oli selline suhtlemistreeninguga tegelev töörühm, kes tollal Henn Mikkin vedas seda ja seal siis tehti rühma treeninguid, mille sihiks oli suhtlemisoskuste õpetamine või õppimine, mõlemad. Ja seal, ütleme, rakendati seal oli mitu erinevat tarkust oli seal kokku pandud, üks nendest oli näiteks inimesed osalesid rollimängudes, seda salvestati
ja siis vaadati, kuidas nad rakendavad seal rollimängus mingit õpitud oskust, noh näiteks kuulamisoskust, eks ju, et kui palju sa oskad siis silma vaadata, noogutada, õiges kohas öelda või siis esitada sobival hetkel küsimusi või sõnastada ümber seda, mida on öeldud. Aga teine asi, mida seal silmas peeti, oli tollal üsna hiljuti meile jõutud, siis me elasime Nõukogude Liidus, see oli ikkagi niisugune suhteliselt kinnine nagu ala, aga oli jõudnud erinevaid teid pidi niisugune rühma teraapia ja arengugruppide, kohtumisgruppide käsitlus, mis on sealt pärit humanistlikust psühholoogiast. Ja võt see rühmatarkuse idee näiteks Carl Rogersi nendes kohtumisrühmades oli juba üks niisugune alustõde, et rühmal on oma niisugune arenguloogika, et rühm tervikuna oskab oma liikumist ja teemade valikut ja mida sellega teha, mida erinevate teemadega, kuidas neid käsitleda, et see on see tarkus kuidagi olemas, et lihtsalt ei ole nii, et see rühmavedaja annab ette, et nüüd me teeme seda, nüüd me teeme teist, vaid tõesti vaadatakse. Ja rühm tõesti ka oma siis selles arengus läbib erinevaid kasvu või arengu etappe ja aitab, selle käigus aitab ka iga üksikut rühmas osalejat oma mingitele küsimustele vastuste leidmisel. Jah, korra segan vahel, et kusjuures huvitav on see, et praegu mõtlen sinu juttu kuulates, et mina käisin koolis siis 80-ndatel Tallinnas Nõukogude koolis, võiks siis öelda. Et mulle ei meenu üldse, ei meenugi vist üldse mingisugust sellist rühmatööd, nagu neid tänapäeval tehakse. Et olid küll rühmad umbes, et 36 õpilasega klassi jaotati 3-ks, et oli 12 õpilast, et siis tegelesime näiteks inglise keelega sügavuti, mis oli tore. Aga ja, et lihtsalt, et see rühma või grupi mõiste kui selline, et see jah, alles kunagi, ma ei tea, 90-ndatel jõudis minu teadvusesse üldse, et sellel grupil või väiksel rühmal on mingisugune oma elu ja oma reeglipärad ja oma dünaamika, et selles mõttes jah, nagu huvitav mõelda, aga vabandust, palun. Ja, siis ütleme nii, et mina jõudsin sinna natuke varem, et ma lõpetasin, ütleme selle Tallinna Ülikooli töörühmaga, selle suhtlemistreeningu töörühmaga ma sain kokku 83, ma arvan, võib-olla 82, esimene oli õppepraktika meil, nii et ma olin praktikal siis selle rühma juures. Et sealt tuleb mu esimene kogemus. Nüüd ütleme 80-ndate algusest ja sealt siis edasi praktiliselt, kuna ma lõpetasin ülikooli, siis see sai minuga esimeseks töökohaks ja selle töökohas üks niisugune tööülesanne oligi mul selliste rühmatööde läbiviimine, siis nende suhtlemistreeningute läbiviimine ja just ka see rühma arengu loogika, see rühma dünaamika, tollal nimetati seda niimoodi, et see oli üks oluline osa, selle arvestamine, selle toetamine, sellele toetumine ka nii võib isegi öelda. See oli siis Tartus või? See oli Tallinnas. Tallinnas. Aga Tartus läks see asi samamoodi käima, see suhtlemistreeningute asi, et ma tean, et hilisem Tartu Ülikooli rektori KT ja praegune Tartu Ülikooli psühholoog-nõustaja, ta küll kasutab oma ametinimetust kaplan, Tartu Ülikooli kaplan. Et Tõnu Lehtsaar oli üks, kes hakkas Tartus samu suhtlemistreeninguid tegema ja et neil oli ka oma üksus, paarist inimesest koosnev üksus. Et enam-vähem samal ajal Tartus ja Tallinnas. Nii ja siis see huvi on siis püsinud varsti juba 40 aastat. Jah,
see on hämmastav, et kuidas aeg jookseb. Et kui niimoodi kõrvalt kuulda seda 40 aastat, siis on raske uskuda. Kuna ma tegelen siin ka evolutsiooniga, et siis 40 aastat on nagu, ilma naljata ka, et mingist teisest perspektiivist vaadates ei ole üldse pikk aeg. Aga okei. Ja siis ma ei tea, kas me jõuame kohe kveekeriteni. See oli selline iseenesest tore lugu. Jaa, see on ka üsna, ütleme ka ajaliselt klapib, et kuskil siis 90ndate alguses, ma arvan, et see võis olla 91 äkki, kui ma astusin Tartu Ülikooli aspirantuuri. Ja Peeter Tulviste oli mu juhendajaks ja temal oli Ameerikas sõber Jim Verch, ma loodan, et ma mäletan õieti. Ja mulle pakuti sellist võimalust, et äkki ma lähen paariks kuuks Ühendriikidesse. Ja olin mina ja üks teine Peeter Tulviste siis juhendatav aspirant oli Eve Kikas ja minuga vesteldi ja kuidagi ma suutsin jätta vist piisavalt hea mulje, nii et see Jim siis otsustas, et ma sobin sinna minekuks, nii et mul oli eraldatud stipendium, ma mälu järgi ütlen, et see oli umbes $300 ja siis, aga selle ma oleks kätte saanud siis alles koha peal, nii et mul tuli välja mõelda kuidagi, kuidas ma kohale saan. Ja kveekeritega kokku saamine algaski tegelikult sellest Ameerikasse sõidust. Et ma ei ole isegi, võib-olla oleks võinud Guinessi rekordite raamatusse teha ettepaneku, et kui odavalt saab üldse reisida. Aga otsisin erinevaid reisimisvõimalusi, kuidas ma sinna Ameerikasse pääsen. Mul oli ette nähtud, et sellest ajast selle ajani on siis see minu koha peal oleku aeg. Ja siis sattus niimoodi, et minu vanaonu oli tol ajal Tallinna Sadama ülemaks ja teadis kõike laevadest, mis Tallinnasse tulevad ja sealt lähevad. Ja parasjagu oli siis Tallinna Sadamas Ameerika viljalaadungiga laev Liberty, mis oli toonud meie Eesti riigile viljaabi maisi näol. Ja see laev läks Ameerikasse tagasi. Ta läks tagasi tühjalt ja läks tagasi otse ilma mingite vahepeatusteta, nii et ta läks siis New Orleansi. Ja mingisuguste kokkusattumuste ajal kõik see laabus. Ma sain sinna laevale, kapten aktsepteeris seda. Ma sain kõik, mind võeti, ma olin ainus reisija selle laeva peal. Ja alguses oli jutt, et kui me kohale jõuame, et siis me klaarime arved. Ma müüsin enne ära sõitu maha Moskvitš, mis ta oli, kas 412, ütleme, oli selline auto, mille eest ma sain, ei mäleta täpselt, ütleme 200 Deutsche Marka vist oli mul kuskil. Ja siis ma ütlesin, äkki sellest tuleb välja. ja siis seal laeva peal ma siis kohtasin esimest kveekerit oma elus, ma ei teadnud kveekeritest midagi, see oli laeva mehaanik. Ja kuidagi me sõbrunesime söögilauas enam, seal oli siis kuidas nimetatakse seda söögiala laevas, seal on oma tähistus. See ei ole kambüüs. Igatahes me saime jutu peale ja üks asi, mis meid kuidagi, üks ühine asi oli see, et me olime mõlemad tai chi'ga tegelenud. Ja see oli väga lihtne, nagu kohe mingi ühisosa. Aga siis me rääkisime asjadest ja tema oli siis kveeker ja on siiamaani, kes siis, ma ei mäleta seda sagedust, aga aeg-ajalt oli siis kuskil silt väljas, et ühised palvused või ühised siis meetingud, kveekeritel on need Quakers meeting.
ja mina sinna ei läinud, ma ei tea, mis seal tehti ja kas sinna üldse peale tema keegi läks, aga me rääkisime lihtsalt niisama. Ja kuidagi siis see reis kestis, ma arvan, jällegi mälu võib alt vedada, ma arvan mingi 3 nädalat ma sõitsin selle laevaga, see oli tohutu hea keele praktika, kõik aeg tuli. Ma sain väga hästi süüa, mul oli oma siis ruum, mida koristati iga päev. Ja siis ma tutvusin, seal oli kõik võimalused. Laeval sai joosta, näiteks ringi ratast, kui tahtsid mingit kehalist, aga seal oli oma. Igatahes, kui me jõudsime New Orleansi, seisame meie, esimene asi, mis juhtus, ma läksin kapteni juurde, ütlesin, et nüüd on siis aega. Ja kapten, ma ei tea, kas tal see otsus oli enne tehtud või mitte, igatahes ta ütles, et firma teeb selle sõidu sulle välja. Okay. Nii. Ühesõnaga reis Tallinnast New Orleansi täiesti tasuta. Ja pluss söök ja kõik muud asjad, eks ju. Ja siis me seisame selle laevamehaanikuga Kersey Bradley on tema nimi. Ja vaatame seda linna. Ja siis ta ütleb mulle nagu muu seas, et kuule, et ma viin su ära. Oli teada, ma pidin jõudma Worcesterisse, mis on Ameerika Ühendriikide täiesti teises otsas. Et ma viin su Pennsylvaniasse, et seal oli tema kodu. Ja Pennsylvania muuseas on ju ka kveekerite osariik. See on see, kus kveekerid alustasid. Et William Penn on ju üks tuntud kveeker. Ehkki Pennsylvania ei saanud William Penni järgi oma nime, aga see on eraldi lugu. Ja siis ta viis, me sõitsime mingi 2 päeva minu meelest järjest. Nii et ta neelas mingeid tablette, ei maganud ja sõitsime ja jõudsime tema koju, kus ma veetsin umbes nädala. Püüdsin olla abiks kõigis kodutöödes, mind toideti hästi, see oli väga tore perekond, 3 last ja abikaasa. Ja neil oli kuskil mäekurus niisugune mitukümmend hektarit niisugust maad, kus nad siis, ma arvan, et nemad tegelesid permakultuuriga kindlasti, aga ma ei osanud seda siis tähele panna. Ja siis saabus aeg, et oli aeg edasi minna. Ja seal oli kombeks niimoodi, et ülikoolides pandi üles teateid, et kes kuhu reisib, kui tudengid kuskile sõitsid autoga näiteks, nad võtsid endale kaasreisijaid, kui need olid nõus osa kütuse rahast maksma. Ja sealt läks Worcesterisse 2 tüdrukut autoga. Nii et ma sain, ja siis enne seda siis Kersey ütles mulle, kuhu Worcesteris kveekerite juurde minna. Millised seal olid mitu kveekerit eraldi asuvat siis kogukonda. Ja siis, kui ma Worcesterisse jõudsin ja siis see reis läks mul maksma, ma olen kuskil üles kirjutanud, aga see oli siis pool selle bensiini hinnast, mis, eks ju. Nii et see oli kogu mu reisi kulu tegelikult kokkuvõttes. Ja siis Worcesteris ma otsisin kveekerid ühe seltskonna üles ja neil oli iga pühapäev oli siis kogunemised. Ja see käis niimoodi, et kõigepealt istuti suures ringis ja oli vaikus. Ja siis mingil hetkel keegi tõusis püsti ja ütles midagi. Ja hiljem ma siis lugesin selle kohta, et see oli see koht, kus siis teda puudutas miski või keski. Ja ta ütles selle asja ära, istus tagasi. Läks natuke aega mööda, tõusis järgmine inimene püsti. Ta võis öelda midagi selle sama teema kohta, mida eelmine oli öelnud, aga ta võis ka millestki täiesti muust rääkida. Ja niimoodi käis see, kuni ilmselt teemad said otsa, kuni enam kellelgi midagi öelda ei olnud. Ja siis see ringis istumine ja sai otsa. Ja siis oli ühine söömaaeg, kus siis kõik olid võtnud midagi süüa kaasa, pandi kõik see potluck, pandi kõik ühisele lauale ja siis räägiti juba läbi segi erinevatest asjadest ja kõik toimus.
ja siis ma muidugi asusin uurima ka, et mis kveekerite, seal oli oma voldikuid ja selle kohta ja ma sain aru, et näiteks neil on siis erinevad nii-öelda kohtumised, business meeting käib täpselt samamoodi, et on teada, et kveekerid on väga edukad ettevõtjad olnud. Kuidas? Et siiamaani, jah. Ja üks põhjus on see, et kveekerid ei peta ja neid usaldatakse. Kveeker põhimõtteliselt ei valeta. Ja oma äri kohtumisi nad peavad täpselt samasugusel viisil ja nii kaua räägivad, kuni nad jõuavad ühisele arusaamisele. Ei ole mingit hääletamist või surve avaldamist või niisugust. Nii et see kogemus oli väga, väga huvitav, väga põnev ja mul tekkis paralleel nendest rühma kogemustest, kus ma olin siis rühmas olnud, sealhulgas ka juba siin alguse saanud erinevad psühhoteraapia-rühmad, kus samamoodi inimesed siis väljendasid midagi, mingit sügavat oma isiklikku kogemust ja teised kuulasid seda ja said siis kosta, mis öeldu neis tekitas mingeid oma isiklikke seoseid, et niimoodi. Ja ma saan aru, et niimoodi see rühm rikastub nende erinevate inimeste kogemustest ja see inimene saab tuge sellest oma mõtetele või tunnetele ja kveekerid niimoodi jõuavad mingi kokkuleppeni või mingi otsuseni ja siis nad tegutsevad selle põhjal. Ja hiljem ma puutusin kveekeritega veel kokku, kui ma olin hakanud lepitamist õppima ja sattusin Brüsselis rahvusvaheliste perelepitajate õppusele, mida korraldasid, mis toimus kveekerite kohalikus majas ja mille üks korraldajatest oli kveeker. Siis ma sain teada ka seda, et kveekerid ongi ka väga tuntud ja aktiivsed just rahu hoidmise ja taastamise teemal, et on ka just lepitamise valdkonnas hästi tegevad ja osavad. Aitäh, väga, väga hea lugu, et ma selle detailsusega ei olnudki seda varem kuulnud, et me peaksime võib-olla korra lahti rääkima, et lühidalt, et kes need kveekerid olid, kes nad on, et nad on siis täpsusta, aga põhimõtteliselt on ju Inglismaalt alguse saanud mingi mõned või rohkem kui mõned sajandid tagasi, aga et siis seal kiusati neid taga ja siis paljud emigreerusid Ameerika Ühendriikidesse või tollal siis Inglise meretagusesse kolooniasse ja siis seal oli neil, ma saan aru, siis selline vaba voli oma usku järgida ja tegutseda ja tänaseks on siis tõesti, et mitmed edukad firmad, et me võin nimedega eksida, ei hakka neid nimetama, aga et on kveekerite käes, et oli ju laias laastus nii, jah? Jah, lisaks sellele, et nad läksid Ameerikasse, nad ikkagi läksid ka teistesse Briti kolooniatesse, nad läksid Austraaliasse, Kanadasse, Ameerikasse ja kuskil on nüüd veel, nii et sealt igalt poolt neid leiab. Ja, ei ütlete. Ja see tagakiusamine, seal oli kindlad piirangud, mis neile olid seatud. Nad ei saanud riigiametites töötada ja see oli üks põhjus, miks nad ärisse läksid. Seda ma ei teadnud. Ja siis veel üks huvitav detail on see, et kveekerid keeldusid kohtus vande andmisest. See on väga tore minu meelest põhjendus, on see, et eks ju vande andmine on see, et kätt piiblil hoides ma tunnistan, et räägin tõtt ja ainult tõtt. Ja see põhjendus, mida kveekerid kasutasid, oli väga põnev või huvitav. Sest me räägime kogu aeg tõtt. Meil ei ole vaja eraldi vanduda selleks, et tõtt räägime. Okei, päris hea. Ja teine oli, mis ka üks asi, mis mul on meelde jäänud, jälle see on nagu lugemusest pigem, et väga sarnane meie talumeeste hoiakuga, et ei kummardama saksa ees. Ja on see, et kveekerite jaoks kõik inimesed olid võrdsed. Ei ole mingi see hierarhia, mis on ühiskonnas, sellel ei ole mingit tähtsust. Nii et see oli ka pinnuks silmas. Tekkisid siis probleemid ilmselt kogu selle monarhiaga.
ja võib-olla etteruttavalt ka see, et nad pidasid ka naisi ja mehi võrdseks. Et see oli ka mingi väga radikaalne. No vot, aga ja, et ega me ei räägi siin päris niisama nendest kveekeritest, kuigi see lugu väärib ka niisama rääkimist. Aga et minu teadvusesse jõudsid need kveekerid ka juba omajagu aega tagasi ja just läbi siis selle ühistarkuse mõõtme. Et võtame näiteks sotsiokraatia, mis on siis nii otsustusmeetod kui ka laiemalt siis organisatsiooni struktuur, mis põhineb ringidel. Et sotsiokraatia juured on väga otseselt jällegi kveekerite juures, ehk et siis sotsiokraatia rajaja, üks hollandlane või kes selle nagu sellisel kujul siis vormistas, et tema käis siis kveekerite koolis 30-ndatel vist, eelmise sajandi 30-ndatel ja siis kui ta hakkas oma elektroonikaettevõtet tegema või selle tegemise käigus, et siis ta põrkus ütleme siis sellistele probleemidele või et sellisele jäigale hierarhilisele juhtimismudelile, et mis nagu on tavaline, ja siis ta hakkas meelde tuletama, et vot meil koolis seal oli hoopis teistsugune süsteem ja kõik kuidagi toimis niimoodi mõnusalt ja et sealt kasvaski välja sotsiokraatia, ja et me jõudsime siin juba väga sellise ühistarkuse tuumani, võiks öelda, või vähemalt mingite aspektideni, et nende kveekerite näite põhjal, et väga olulised siis asjad, et usaldus, et usaldus selle vastu, et õigel hetkel tuleb see õige impulss, neil muidugi on siis seotud see ikkagi ka usu või religiooniga, et Jumal annab siis õigel hetkel selle õige puudutuse, mida siis teistele välja öelda. Ja teine väga oluline aspekt, võib-olla ootamatu, aga ma sõnastaks ikkagi selle teise olulise aspektina, et vaikus. Et nii-öelda lobisedes võib ka tõeni jõuda, aga et tihti vaikus hoopis soodustab nagu selle ühistarkuse esile kerkimist. Või mis sa arvad? Ja see vaikus on üks hea asi jälle, mis meid seob kveekeritega või vähemalt, mis on väga sarnane, et mul oli võimalus rääkida ühe välismaalasest või austraallasest EBS-i õppejõuga hiljuti, üsna värskelt. Siis ma küsisin, et mis on nagu 3 asja, mis tema jaoks teeb eestlased eristuvad või mida ta on tähele pannud, mis väärib nagu eraldi mainimist. Ja siis esimese asjana ta nimetas seda, et kuidas vesteldes eestlased võivad olla pikalt vait. Ja austraallase jaoks on see väga ebamugav olukord, sellepärast, et tekib küsimus, et kas ta on pahane või vihane või mis seal on, miks ta vait on, miks ta ei räägi. Ja, üks austraallane John Croft, ma ei tea, kas sa tead teda, aga see draakoni unistumise raja ja tema on ikkagi austraallane selles mõttes valge, ma ei tea, inglise juurtega tõenäoliselt austraallane, aga Austraalias elab ka teisi inimesi, kes seal on 60 000 aastat elanud, ehk siis keda me nimetame aborgeenideks või Austraalia põlisrahvasteks. Et siis John on nendega palju kokku puutunud ja kogu see draakoni unistamine on sealt välja kasvanud. Aga mul tuli üks Johni lugu meelde, et tema on muidugi suurepärane lugude rääkija, et natuke selle vaikuse teemal, et alguses, kui ta hakkas, ta puutus nendega omajagu kokku, et ta oli siis nii-öelda arenguabitöötaja ja proovis midagi seal teha ja aidata ja see oligi selline kultuuride põrkumine, kust nii-öelda
tekkisid siis mõtted, et miks me nii teeme, et peaks kuidagi teisiti äkki tegema. Aga ühesõnaga lugu lühidalt oli see, et John ütles, et see oli nagu tavaline, et ta oli kusagil siis aborigeenide juures ja küsis mingi küsimuse ja oli nagu vaikus, siis ta ei saanud aru, et kas ta ütles midagi valesti või ei saadud aru või milles asi on või küsis võib-olla isegi teist korda, ikka sama lugu ja täielik selline arusaamatus. Okei, siis jäi niimoodi, aga et siis näiteks, et järgmisel õhtul, et siis tuli üks mees tema juurde ja ütles, et kuule, et selle asjaga on niimoodi, on ju. Et oli vaja nagu aega, et jõuda vastuseni, et niisama ei lobise, räägid siis, kui on midagi öelda. Just. Aga sa õpetad rühmatöid Tallinna Ülikoolis, jah? Aga räägi natuke, et millest lähtuvalt sa neid siis õpetad ja mida sa nagu märkad? Võib-olla see on jälle hea koht, et tõesti see meie ühine kogemus Harrison Oweni juures siis Tartu rahu aastapäeval alanud avatud ruumi meetodi tarkuste omandamine, et see oli üks tähelepanuväärne sündmus minu elus ka. Ja pärast seda üsna palju olen erinevaid avatud ruume läbi viinud, aga ka osalenud ja lõpuks või mitte lõpuks, aga mingil hetkel siis jõudsin selleni, et Tallinna Ülikoolis lõin ja aktsepteeriti sellist õppekursust, mis on siis rühmatöö meetodite kursus. Ja seal on natuke sellist teoreetilist osa sellest, et mis on rühm ja rühma arengu erinevad käsitlused ja aga peamine osa on sellest selline kogemusõppe, kus ma siis erinevaid rühmatöö viise annan tudengitele võimaluse neid läbi teha ja siis seda kogemust ka tagantjärgi reflekteerida, eks nad iga sellise rühmatöö kogemuse pealt kirjutavad, kuidas nad seda kogesid ja võimalust mööda siis seovad ka selle teooriaga, mida nad on siis juurde lugenud või mida ma olen sinna rääkinud. Ja seal on siis erinevad meetodid, avatud ruum on üks neist, aga ütleks, et võib-olla ma proovin need meetodid panna sellisesse järgnevusse, kus määramatuse aste kogu aeg kasvab. Ja et kõige esimene, isegi tegelikult võib-olla see ei ole päris õige, aga kõige esimene meetod on ringimeetod, mis on ju ka laenanud sellisena väga paljudest eri kohtadest oma ideid, jälle Ameerika põlisrahvastelt, eks ju, kus nad ringimeetodit ringi kasutavad erinevatel otstarbetel, on see healing circle, eks ju, kus on siis tervendavad ringid, kus ka räägitakse oma mingitest raskustest ja siis selle ringi kogunenud kaaslased kuulavad ja on toeks, aga seda ringimeetodit kasutatakse ka millegi uue omandamisel, mingi õppimisel on need õpiringid või learning circles. Ja Harrison Owen on öelnud, et alati, kui inimestel on mingi asi ajada, siis nad kogunevad ringi. Nii nagu kunagi koguneti lõkke ümber, nii võib ka ruumis koguneda ringi, et kõik on seal nagu võrdses positsioonis, kõik on kõigile näha. Ja siis veel nende indiaanlaste või Ameerika põliselanike eeskujul võib ka seda jutudokki kasutada, mis siis liigub ringi ja räägib see, kelle käes see jutupulk on, teised siis kuulavad. Nii et see ringi meetod on üks ja võib-olla seal, mis ma
olen tähele pannud, et tudengitele kõige raskem ongi näiteks seda jutudokki järgida. Et kuidagi neile tundub loomulikum on see, et igaüks ütleb, vahvatab välja oma arvamuse siis, kui see tal tekib, eks ju, selle asemel, et hoida seda tagasi, oodata oma jutu järg ära ja siis anda nii-öelda võimalus ikkagi lõpuni rääkida kellelgi. Aga siiski nad on ikkagi ka suhteliselt edukad. Õppimisvõimelised. Nii ka võib öelda. Siis on ajurünnak, mis on hästi struktureeritud ja selged reeglid, eks ju, ja seda veab üks inimene, kes siis ütleb, et nüüd me teeme seda, nüüd paneme kirja, nüüd vaatame üle, mis kirja on pandud, nüüd näiteks korrastame neid ideid, mis on tekkinud, nüüd valime nende hulgast midagi välja ja nendest 3 välja valitust näiteks kõige paremat hakkame siis teoks tegema. Et seal on nagu, ütleme, see rühmavedaja või on siis, tal on suured võimuvolitused ja teised aktsepteerivad seda ja teevad lihtsalt seda nii, nagu ta ütleb. Et ringis ju ka on üks, kes on selle ringi kokku kutsunud, aga ütleme, tema võimuvolitused on, et ta jälgib, et püsitaks teemas, jälgib seda, et kõik saaksid sõna, jälgib, et ei katkestataks, et seal on ka mingid oma reeglid lepitakse kokku. Ja siis on võib-olla järgmine on juba, mõtlen, kas ma midagi vahele jätta, maailmakohvik, mis on ka küllalt korrastatud meetod, selles mõttes, seal on oma kindlad ajad, 30 minutit või 20-30 minutit ja siis laudade vahetus ja ka mõte on see, et kõik saaksid kõigiga kuidagi kokku ja erinevates kooslustes arutada. Ja siis on avatud ruum, mis on hästi vaba. Ja see on ka üks sage üllatus, et esialgu tundub, et see on täiesti nii kaootiline, kuidas siin üldse saab, aga siis lõpus öeldakse, see oli nii vahva. Ja mõned ütlevad, et see on kõige parem meetod üldse, mis me nagu saime teha just selle tõttu, et sa ei ole ühegi rühma külge kinnistatud, et sa võid vabalt liikuda, et sa võid osaleda seal, mis sulle pakub pinget ja just nii palju, kui sa hetkel tahad. Ja minu lootus on, et kui nad on selle läbi teinud, et siis nad julgeksid näiteks seda sama meetodit rakendada, ise juba pakkuda kellegile. Ja siis päris lõpus on siis üks asi, mis pärast seda, kui ma õppisin tundma vabastavate sarruste või siis, kuidas ta siis on? Liberating structures on ta, jah, inglisekeelne tähistus, mis on ka omaette lugu, kuidas ma selleni jõudsin tänu sellele, et kõigepealt ma avastasin selle võrgus, siis ma uurisin, et kus lähimas ümbruses on inimesed, kes seda rakendavad ja jõudsin siis Helsingisse, seal oli üks väike grupp väga kõrgelt haritud noori naisi eelkõige, kes siis hästi energiliselt hakkasid seda levitama seda ideed ja seal mulle tundub, et see keskne mõte on see, et siis on palju erinevaid rühmatööviise, mis on kõik sarnasel viisil kirjeldatud, teatud struktuur on selles kirjelduses ja kogu selle kogumi eesmärk on anda need vahendid mõnele töörühmale, et vastavalt sellele, millised ülesanded nende ees seisavad, nad saaksid sealt valida ja ise neid kasutada. Nii et see võtab muidugi aega, et ütleme nad omandada kõigepealt ja selleks nemad omakorda siis pakkusid abi, et Helsingi seltskond. Nüüd COVIDiga kukkus kogu see asi kokku, nii et mulle tundub, et nad enam ei toimeta, vähemasti veebilehel mingit elu ei ole. Ja viimati ma kirjutasin ühele inimesele, kellega ma olin tihedamas suhtles, ta ei ole isegi vastanud, nii et võib-olla tal seda aadressigi enam ei toimi. Aga seal kursusel tudengid saavad siis ülesandeks valida üks, mitte, nad ei saa võtta avatud ruumis, see on nii ulatuslik, aga mõned väiksema kestusega rühmatöö meetod, teha see endale selgeks ja viia see niimoodi läbi, et siis ülejäänud rühmakaaslased, selle kursuse kuulajad saaksid sellele kogemuse.
ja see on pakkunud pinget just ise läbi viia, et see on nagu siis niisugune selle kursuse tipphetk, et me oleme, ehkki nendes varasemates rühmatöödes ka on see ju vedaja roll erinevates kohtades võimalik, eks seal maailmakohvikus on võimalik olla lauajuht ja avatud ruumis samamoodi arutelude vedaja ja arutelude välja käia. Jah, väga huvitav, sest ma praegu olen Tartu Ülikoolis midagi sarnast nagu välja töötamas, et see on nagu selline viljakale pinnasele langeb. Aga et jah, et võib-olla peame pisut selgitama veel, et see liberating structures või vabastavad sarrused, et see või vabastavad struktuurid on ju, et see on nagu üks sellistest tööriistakastidest, mis on ju ilmunud siis, ma ei tea, ütleme viimase 10 aasta jooksul või kuidas iganes seda arvestada. Aga et on tõesti, et noh, ütleme, et sellised suured tööriistakastid, kus on siis on ju igasuguseid, ma ei tea, padronvõtmeid ja igasuguseid teistsuguseid asju ja paljusid näiteks mina ei oskagi kasutada ei seal tööriistakastis ega siis nendes vabastavates sarrustes on ju, et aga see on nagu hea uudis, et noh, et üldse sellised tööriistakastid on nagu välja töötatud on ju ja et on võimalik õppida neid kasutama erinevates situatsioonides. Samas minu kogemus on see, et ma tahaks tegelikult, noh, ma ei tea, kas kõiki, aga paljusid osata. Samas jällegi, et ma olen ise nagu jäänud ka nagu mõningate selliste põhimeetodite juurde, kui nii võib nimetada, et noh, tõepoolest, et samamoodi ring, et minu arust sellest saab kõik alguse. Avatud ruum, noh, kui seda õieti teha, õigesti teha, et siis kõlab on ju kuidagi võib-olla väga niimoodi enesekindlalt, aga ta toimib alati praktiliselt ja noh, sotsiokraatia võib-olla ütleme siis tõesti nagu organisatsiooni toimimise ja otsuste tegemise meetodina ja noh, maailmakohvik ja noh, eks mõned on veel. Aga et võib-olla kuna vaatajad, kuulajad osad kindlasti ei pruugi teada, et mis see siis avatud ruumi meetod on, millest me siin nii üpriski vaimustunult räägime, on ju. Et kas me suudame seda selgitada lühidalt? Ma ühe tagasi hüppe teen veel selleks, et kuna me rääkisime sellest vabastavate sarruste asjast, et seal on kokku kuskil 34 erinevat siis vahendit. Lihtsalt, et tekiks mingi pilt, et kes kuulavad praegu, et siis... Just, ja noh, kui üldse nagu otsida siis nii-öelda maailmast ja internetist, noh, et eks see suurusjärk lähenebki 100, ma arvan, et erinevate meetodite oma. Aga jah. Ja võib-olla ühte meetodit võib siit kohe levitada, mille peale muidugi kellel on see vabastavate sarruste kogemus olemas, need juba krimpsutavad nägu, kui seda jälle kasutatakse, aga üks lihtsamaid meetodeid on see 1, 2, 4. Et sa kõigepealt, et sul on, ütleme, rühm inimesi, kes siis on mingi, isegi see on selline meetod, mida võib kasutada näiteks mingi muu arutelu soojenduseks või sissejuhatuseks, näiteks, et meil on üks ühine teema. Näiteks me tahame arutada kas või selle sama ühistarkuse noh, mingit, kuidas rakendada või mingit aspekti sellest ühistarkusest ja siis sa esiteks ütled, palud kõigil osalejatel minuti jooksul mõelda, kas mis kogemus sul näiteks ühistarkuse selle aspektiga on või mida sa tead sellest, eks ju. Minut läheb mööda, siis sa ütled, nüüd võtke paaridesse ja teil on 2 peale 2 minutit selleks, et oma seda kogemust üksteisega jagada. Kui see aeg on läbi, siis te ütled, et nüüd te võtate 4-kusse ja teil on 4 minutit aega ja te panete pingeritta kõige olulisema järgi, näiteks mis nendes paarides välja tuli ja iga 4 saab siis kogu ülejäänud rühmale näiteks oma selle pingerea esimese või esimesed 3 tutvustada, eks. Et see on nagu esiteks saab väga kiiresti kätte selle, mis me siin rühmas meie lähte arusaamine või lähtekogemus on ja teiseks, kui see on näiteks võõras rühm, siis tekib kohe
seosed inimeste vahel, tekivad need paarid, nelikud on juba nagu tuttav seltskond, et näiteks. Aga muidugi need, kes on vabastavaid saruseid palju kasutanud, siis nii kui sa selle 1-2-4-ga alustad, siis nad tõmbavad näod, kas inimesed jälle see 1-2, mõelge midagi uut välja. Vaata, inimesed tüdivad on ju ka kõige parematest asjadest, et mingit Napoleoni kooki nagu iga päev ei taha. Aga et enne kui veel võib-olla avatud ruumi juurde minna, et see üks aspekt minu arust tuleb veel siit välja, et kiirus, et kuigi see on selline teatud mõttes paradoksaalne, et mõnikord on aega nagu maailm ja väga palju on ja, aga see võib olla nagu mõnus selline vaikus või lihtsalt mingi aeg, et mida ei täideta sellise pingutatud mõtlemisega on ju. Et kuigi ka see mõnikord on omal kohal, aga just, et ka seal draakoni unistamises ja eriti nendes Austraalia lugudes, et ütleme siis, et seal draakoni unistamises lihtsalt ühe sellise väga reljeefse või radikaalse näitena on see, et kuidas tehakse eelarveid. Et eelarve ja ühistarkus ja ühesõnaga ja kiirus ja et need tavaliselt nagu kuidagi ei käi väga kokku, et ikkagi on selline eeldus võib-olla, et eelarvet teevad eksperdid on ju Excelis, kõlab hästi eksperdid Excelis ja et see võtab aega ja see on vaja uurida on ju ja hindu ja mõelda ja Exceldada ja nii edasi. Aga siis draakoni unistamist see käib nii, et on siis see grupp, kes midagi, ütleme mingit projekti hakkab tegema, koguneb ja siis hakatakse mingisugust rütmi lööma või kas või häälega tegema või ükskõik on ju, või trummi. Ja siis hakatakse hõikama, ütleme, erinevaid eelarveartikleid, et näiteks, ma ei tea, maja puhul, et näiteks aknad, siis keegi ütleb 10 000 või 11 000. Ja siis pannakse kirja niimoodi järjest ja et maksimaalselt tohib eelarvele kulutada 20 minutit. Ja et seda on testitud, et ma olen seda ise ka teinud, mitte otseselt testinud, aga et tuleb täiesti adekvaatne ja tuleb täpsem kui selline välja mõeldud eelarve. Nii et kohati just see kiirus või kuidas me nimetame, et see selline impulss, ilmutus, et see on ikkagi oluline. Aga jah, võib-olla siis katsume avatud ruumi niimoodi lühidalt lahti seletada, kuna see on meie mõlema jaoks vist suur armastus. Ma mõtlen, et kust alustada, mis on see kõige olulisem asi? Kindlasti kutse. Ja. Et keegi on, kes kutsub inimesed kokku ja kes sõnastab selle kutse nii, et inimesed ennast ära tunnevad selles kutses. Et ma loen seda, et on selline küsimuse püstitus, selline teema ja ma tunnen ära, et see on see asi, millest ma tahan osaleda. Ja kuna see osalemine on vabatahtlik alati, isegi kui see on mingi organisatsiooni siseküsimuste arutelu, näiteks mingid olulised organisatsiooni ehituse või arengu küsimused, siis ikkagi see osalus on vabatahtlik, mitte nii, et kõik peavad tulema nüüd sellel päeval kokku. Ja siis see kutse peab olema nii sõnastatud, et ära tunnevad ennast inimesed, et nad näevad, et see on oluline, et just neid sinna oodatakse. Ja et nad tahaksid selles osaleda. Jah, et see võib olla ka näiteks mingi linna, piirkonna või maja kas või ilusamaks tegemine või ütleme selline tulevikku suunatud, näiteks arengu kavandamine või küla tulevik või ka organisatsiooni on ju. Et jah, et ta ikkagi üldiselt on nagu tulevikku suunatud, aga ta võib selgelt lähtuda ka mingisugusest teravast probleemist on ju, et siin isegi on ju tehtud siin, ütleme siis juutide ja palestiinlaste avatud ruume ja see on muidugi selline võib-olla nagu raskem, aga isegi need on selles hetkes töötanud. Nii, aga praegu, kui ma selle üle mõtlesin, siis mulle tekkis üks küsimus, mille peale ma olen varem mõelnud, et üldiselt Harrison on selle sõnastanud niimoodi, et see teema või probleem, mis seal kutses esineb, et see on nii pakiline
ja tegelikult lahendust oleks vaja olnud juba eile, et ta on noh, nagu sellega peab kohe tegelema. Ja ma ei ole selle peale mõelnud, kas võib olla ka mittepakiline probleem nagu pikalt ette vaatamisega, et meil tegelikult on sellega aega, aga hakkame näiteks täna peale. No minu kogemuse põhjal kindlasti, et just nimelt, et noh, mingi organisatsiooni või noh, konkreetselt mingi küla või koguduste näiteks on kutsutud noh, ütleme siis arengukava tegema või tulevikku planeerima, et mida me üheskoos kavatseme näiteks on ju lähiaastatel ette võtta, mis on meie unistused, kuidas me sinna jõuame, kes võtab initsiatiivi, kes hakkab eest vedama, noh, ühesõnaga, et nagu see energia nii-öelda käima saada. Aga äkki, ma mõtlen, kui see mittepakilisus äkki jätab osa inimesi tulemata, mõtlevad, et aega on, mis me 5 aasta pärast on vaja mingisugust asja teha, et täna küll sellega on vaja. Ma võtan siis sellise ülbuse või enesekindluse pigem siis, et natukene Harrisoni ümber sõnastada, et ma ütleksin, et see kutse peab kõnetama. Ta peab sind sisemiselt kõnetama, et sa nagu tahad tulla, see on nagu mingisugune kontsert, on ju, et näiteks kui Freddie Mercury oleks elus ja et tuleb nii-öelda kutse või teade, et on Queen'i kontsert Tallinnas, noh, siis ma tunnen, et ma tahan sinna minna, on ju, no, et see peab midagi sarnast olema. No ja muidugi sellele kutsele omakorda eelneb väike eeltöö, eks ju, et siis on kas üks inimene või tihti meeskond, kes selle probleemi sõnastab niimoodi, et see kutsuks ja sõnastab selle kutse, mõtleb, kellele saata seda kutset, kuidas seda kutset levitada õieti, see on vist seal veel. No ja siis vist on see koht, siis valmistatakse kõik see ette. Mingi ruum on vaja, et kuna see on avatud ruum, siis kuskil peab see toimuma, eks. Et kas seal peab siis olema piisavalt ruumi, et ära mahutada kõik need inimesed, kes tulevad. Ja neid võib olla väga palju. Ja nad peavad mahtuma ringi. Ja. Minu kõige väiksem ruum on olnud 3 inimest. Ja see oli kadunud Mikk Sarve tehtud avatud ruum, see oli siis, kui veel Peipsi ääres ta tegutses. See oli nagu väga põnev ja tegelikult raamatu järgi ka 2 inimest võivad avatud ruumis osaleda minu meelest. Kas Harrisonil ei ole see 2 kuni mitu tuhat on see? No midagi sellist jah, kui no 2-ga on, ta on juba rohkem ikkagi nagu paari vestlus, aga noh, saab mingid elemente sisse tuua küll, jah. Aga siis vist praegu kõige suurem on kuskil 4000. No midagi jah, ma olen aru saanud, et tuhandetes ikka jah. Nii, aga ühesõnaga kutse, kõnetamine, pakilisus, ruum, et inimesed ideaalis mahuksid kõik ringi, noh, me ei räägi nagu kohe tingimata tuhandetest, aga mõnikümmend või 100 inimest mahub kenasti nagu ühte ringi ära, on ju. Nii tulevad kohale, istuvad sinna ringi, mis siis edasi saab? No, neil on see suur küsimus silme ees ja siis on seal see inimene, kes siis seda ruumi hoidma hakkab või aitab seda avatud ruumi üritust läbi viia. Siis kuidas erinevad inimesed, inglise keeles on ta facilitaator või facilitator, eesti keeles vist ei ole väga, kas ruumi hoidja. No ruumi hoidja on ikkagi ilus sõna, ma ütleksin. Et tema siis teeb väikse sissejuhatuse sellele, võib-olla räägib natuke nendest reeglitest ja sellest seadusest või õigusest kasutada oma liikumis... 2 jalga. Ja 2 jalga või siis ka seda ratastooli, kui saaks jalga. Ei, no absoluutselt. Ja. Et siis selleks, et minna sinna, kus sa tunned, et on huvitav või sellest kasu on ja lahkuda sealt, kus sa tunned, et sa ei saa midagi anda ega sul ei ole ka midagi võtta. Et see nagu loob sellise täieliku vabaduse ja vastutuse. Ja öeldakse ära, et kohal on õiged inimesed, ehk siis kõik, kes on kohale tulnud, on teretulnud
ja meil ei ole vaja luua tunnet, et keegi oluline inimene on puudu. Et siis miski pärast tulemata, nii me ei saagi arutada. Linnapea või keegi, jah. Ja siis on teine reegel on see, et kui see algab, siis see algab. Kõik, mis selle arutelu käigus toimub, see on aktsepteeritav. Ja kui arutelu on läbi, siis ongi, siis ei ole vaja istuma jääda, ootama. Et ja ongi kõik, mis kuidagi reguleerib seda avatud ruumi. Need 4 siis reeglit ja üks seadus. Tegelikult ka 2 rolli ma olen täheldanud, et see inimestele väga meeldib, et mesilased ja liblikad, et mesilased, kes nagu looduseski sõeluvad ringi grupist gruppi, nii-öelda risttolmeldavad ja on väga sellised tegusad ja töised ja siis liblikad, kes lihtsalt hõljuvad nii-öelda õielt õiele ja on lihtsalt ilusad, aga vallandavad inspiratsiooni inimestes. No ja siis saavad ringis istuvad inimesed teha ettepanekuid siis selle suurema teema raames mingeid alateemasid sõnastada, alaküsimusi sõnastada. Ja soovitav on, et need on kuidas küsimused, aga see ei ole piirang kindlasti. Ja siis need teemad, kui neid on kuskil pool tundi näiteks on selleks võimalus, nüüd kleebitakse kõik ühele seinale ja siis hakkavad arutelud toimuma. Ja nad ei ole lihtsalt seinal, vaid nad on sellised maatriksis, ajaruumi maatriksis, kus on siis ära tähistatud aruteluruumid ja määratud, kui kaua selles ruumis saab selle teemaga tegeleda. Ja siis see inimene, kes oma mingi küsimuse või teema välja pakub, siis tema ülesanne on siis ka seda arutelu sisse juhatada vähemalt ja rääkida, et kust selline teemapüstitus tekkis, miks ta selle niimoodi sõnastas. Ja siis võivad inimesed jaguneda nende ajaruumi maatriksi järgi väiksematesse rühmadesse ja hakata peale. Ja täielik vaba voli on otsustada. Ainus piirang on see, et kui ise teema välja käid, siis sa ei tohi sealt ära minna, et see ongi jälle see vastutus, et mitte tehtagu, vaid et kui sinu jaoks on see oluline teema, selle välja käid, siis see ongi oluline teema, et sa ei saa öelda, et keegi teine peab tegema, siis vastasel korral see lihtsalt keegi ei võtnud, see asi ei juhtu, on ju. Ja siis ongi, et siis toimub on ju selline tohutu nagu turg või et inimesed vaatavad, kuhu minna, et selline paras kaos on ju, et mis läbiviijal võib olla keeruline, ma ütlen omast kogemust ka nagu üle elada natuke, aga siis kõik lähevad ilusti laiali ja hakkavad tohutult nagu arutelud ja siis pole seda läbiviijat üldse vajagi, on ju. Ja siis mõne aja pärast, kui see võib olla ka mõne päeva pärast, aga et kui on tehtud 3-4 päevasid, aga siis toimub nagu see lõpuring, et kus siis kõik nagu kokku võetakse ja ei tehta nagu üldjuhul nagu sellist jällegi Excelit või siis tohutut plaani, et nüüd nii, selle võib teha, aga et inimestes on see energia, on mingid kokkulepped ja minnakse nagu edasi. Ja seal mul on meeles veel, et seda läbiviijat ei olegi vaja, siis Harrison on sõnastanud selle nähtamatuna juures olemise siukse vormeli, et sa seal oled, jälgid, aga sa võid ka tukkuma minna. Või välja minna. Ja. Et ei ole vaja seda korraldajat sinna. Ja teine asi on, et lõpus ka vahel võib teha kas siis eraldi üritusena või selle avatud ruumi viimase kohtumisena ikkagi ka tegude ring. Ja. Et kui me oleme loonud hulka ettepanekuid sellest, kuidas seda küsimust lahendada, seda probleemi, et siis võib teha sarnase väiksemas mahus avatud ruumi sellest, et kes millise ülesande võtab ja kes teda toetavad ja millal esimene kohtumine on, et otsustada, millal nagu peale hakatakse. Jah. Et võib tõesti juhtuda, et inimesed mõne pärast nagu kergelt pettuvad, et kõik asjad ei saanud kohe teoks, aga jällegi mõtlen kogemuse põhjal,
et need ideed, mis seal on välja käidud ja need inimesed, kes noh, näiteks mingisuguse teema välja käisid ja et need kipuvad nagu ikkagi aja jooksul teostuma. Et mitte kohe, mitte võib-olla aasta jooksul ja nii, aga et seal on mingi võluvägi ja mingi energia, et kui inimene on öelnud, et noh, et ma nii väga soovin, et näiteks, ma ei tea, siin meie maja ees oleks mingi lillepeenar või midagi sellist, on ju. No ja siis arutatakse seda asja ja no võib-olla on takistused, et tuleb korteriühistu juhatuselt luba küsida ja noh, kui neid seal parajasti ei ole või no mida iganes ja või tuleb mingisuguseid asju tuua, mingid kive. Et noh, et see ei pruugi kohe sündida, aga ma olen seda tõesti nagu täheldanud, et noh, näiteks 3 aasta pärast on ju, noh, see on küll näide, aga noh, nagu lähed vaatad, et näed, ilus peenar, et kõik on nagu hästi ja et oluline on jah, et esiteks inimene selle idee välja ütleks, mis teda nagu tõeliselt noh, mida kõnetab ja mis tal südamel on ja et leiab kaasa mõtlejaid esialgu ja siis kaasa tegijaid ja siis kunagi see asi nagu täitsa võib teostada. No nii, et avatud ruum ja, aga noh, seda avatud ruumi praktikud ütlevad ka kõik vist nagu suhteliselt ühest suust, et seda tegelikult noh, praktiliselt ei ole võimalik seletada, et seda ikkagi peab kogema, et saada nagu see arusaam. Aga hakkame siis kokku võtma tänast tundi, et oleme siis alustanud 80-ndatest, kui rühmatööd üldse nii-öelda pildile tulid, siis rääkisime pikalt kveekeritest, kellel on suur roll kogu ühistarkusega juhtimises, võiks isegi öelda. Nii, siis meetoditest, avatud ruumist nüüd pikemalt, aga mis me siis deklareerime? Noh, üks asi, mida võiks deklareerida, on see, mis on ju, et lisaks sellele, et avatud ruumi käigus lahendatakse või leitakse lahendus mingitele küsimustele, ka see meetodis osalemise kogemus on midagi, mida inimesed viivad endaga kaasa. Ja miks mitte sarnaseid põhimõtteid kasutada oma isiklikus elus, perekonnas, oma töökohas, ja kui mitte tervikuna, siis vähemalt näiteks kas või seda, et sul on 2 jala õigus või 2 jala seadus, et ikkagi kui sa näed, et siit midagi õppida ei ole ja siia midagi panustada ei ole, no siis sa leiad koha, kus see võimalus on parem. Jah, no ma olen püüdnud neid meetodeid võib-olla ringi rohkem, mitte niivõrd 2 jala seadust, aga isiklikus elus ka kasutada, ütleme siis vahelduva eduga, aga noh, ja ma võin öelda, et ring siiski näiteks töötab ka sellises, ma ei tea, pere suguvõsa ringis, kui vähegi on inimestel tahtmist on ju kokku tulla ja kuulata üksteist. Jah, et võib-olla see lõpusõna asemele või et see mõte ongi, et see noh, oli juttu vaikusest, ja selle nii-öelda kaksikvend ongi kuulamine, et kõigi nende ühistarkuse meetodite juures, et kindlasti, et kuulamine on üks nagu võtmeoskus ja et seda noh, meie kultuuris, isegi meie kultuuris siin Eestis, et peab tegelikult õppima vähemalt minu kogemuse põhjal, et mis asi üldse on kuulamine, aga sellest me võib-olla peame eraldi saate tegema. Jah, see oleks väga põnev teema. Aga siis võib-olla see ongi see meie kokkuvõte, et järgmine saade on kuulamisest. Võimalik, aga siis paneme siis siinkohal nii-öelda koma vahele ja aitäh kuulamast.